alati, kui ma siin Tallinna lennujaamas käin, siis ma mõtlen ka natuke teemal, eks ju, areng. Et kas Tallinna lennujaamas on toimunud areng võrreldes selle ajaga, kui mina siin töötasin, eks ju. Ma ei tea, ligi 30 aastat tagasi. Ja mõtleksin, et ei ole, et asi on alla käinud, ja mõni ütleb selle peale, kas ma olen hulluks läinud, et siin on kõik väga moodne ja siin on iga, ma ei tea, istme all on mingisugune stepsel, kus saab oma moblat laadida ja stepslid. No. Ja kõik on nagu väga selline, põhimõtteliselt tegelikult, kui Tallinna lennuvast lennates, ma isegi seda äriklassi salongi tegelikult väga vaja ju ei ole selles mõttes, et siin on nagu suuremad mugavused, kui paljudes Euroopa lennujamas on ainult äriklassi salongis on selline võib-olla mugavus, mis on väljaspool siin, eks ju. Nii et ta väga selline, ütleme see füüsiline tasand on kindlasti paremaks, väga palju paremaks, aga see vaimne tasand, ja vaimne tasand on see, mis on määrav, eks ju, see on ikka kõvasti alla käinud. Ja näiteks, kui mina töötasin lennujaamas, siis oli niimoodi, et kõik teade, mis loeti ette, pidi olema perfektses ja kaunis eesti keeles, perfektses. Et isegi minusugune puterdis, ma ei tea, mind poleks elu silmas lastud ühtegi teadet seal lugeda, mis on muidu õige ka, et ma puterdan liiga palju. Aga nüüd loetakse ette mingisuguse võika vene aktsendiga ja mingid väga jubedaid teateid, nii et parem jah. Siin kõrval mingisugused töötajad räägivad vene keeles ja nojah, et see ei ole areng, see on taandareng. See on täielik taandareng ja päris kole taandareng. Ja tekitab sellist, teatavat kurvust. Ja see ongi tegelikult, et kogu maailmas on tegelikult, et sa ei mõõda seda arengut sellega, kuidas see materiaalne või füüsiline osa paraneb. Et eks, minu oma enda elus on mõtlen, kõige õnnelikumaid hetked võib-olla, kui ma elasin Kataloonias, ma olin sellises kuubastes, et ma ei tea, inimesed suud ette kujutadagi võib-olla, et mingid hästi vanades frankoaegsetes majades ja seintes oli auke ja keskküte oli selline luksus, et seda ma pole kunagi ilus nii külm olnud füüsiliselt kui Hispaanias, eks ju, Kataloonias. Sest oli olukord, aga ma olin samas nii õnnelik, sest kõik see muu, see vaimne pool, see oli korras, eks ju, sa said ennast arendada, sa said tegeleda teemadega, mis on pakkusid midagi, eks ju. Ja see vaimne pool, see määrab. Ja lennava pool määrab ka vaimne pool. Nii et vaimne pool on lennavas kollapseerunud. Huvitav see taganemine tegelikult on väga huvitav, sest kui ma läheksin, täna mul ei ole seda kupongi, ma ei ostnud seda äriklassi kupongi, seda salongi kupongi, aga kui ma oleksin ostnud, siis seal tehakse 4.30 lahti, nii et pole mõtet osta, ma olen Riia lenna peal. Aga et seal on kõik Eesti inimesed, eestlased ja all muidugi ei ole. Ja siis taganemine toimub siis vipp-tsooni suunas, nagu ma olen aru saanud. Ja mis teha? Mis on siis? Nii et, mida sa arvad sõbra sellest? Miks sa ei maga öössel? Kas loomad ei maga öössel? Sa ei maga, jah. Sa oled mänguasi loom, sa ei maga, jah. Vaat, vanaisa on juba tööl, jah. Vanaisa on juba ootab, jah. Me lähme sõbraga, jah, me lähme vanaisa vaatama. Vanaisa on seal Huuvuti roda 8 või 26 vastu. Ma ei tea, kummast suunas me täna läheme. Ja seal on vanaisa. Ja vanaisa siis lennu küppab vanaisa peale. See on nagu massaaž, jah. Nii et valmistugem vanaisaks.